Täna me räägime siis teile PC ehitamisest ja minuga on siin Taavi ja Martin ja mina olen Andre. Tere! Tervist! Okei, põhimõtteliselt me räägime siis kõigepealt, mis üldse arvuti sisse käivad. Mis on need komponendid? Ja. Mis panevad sinu süsteemi jooksma? Täpselt nii. Vot nii. Põhimõtteliselt siis arvutisse käivad sellised asjad nagu näiteks protsessor või CPU. Jah, ja ma ütleks, et siuke kõige põhilisem osa on siis ikkagist emaplaat, et seepärast ongi emaplaat, et sinna külge kõik lähevad. See on ema. Jah. Emaplaat, mis ühendab kõik komponendid oma vahel. Just. Täpselt nii. Ja lisaks sellele käib veel ka sinna videokaart, mis annab pildi. Aga ilma selleta... Ei, no tegelikult sa võid ka... Kui olemas, siis ikka ei tööta, sul on vaja ka RAM-i. No tegelikult sul on vaja ka ju, sa saad emaplaadiga ka ühendada. Sul tegelikult tehniliselt videokaart, sul mäng või arvuti kasutamist... Oleneb, kas su protsessoril on integreeritud videokaart olemas või ei ole. No ütleme nii, et tänapäeval enamusel ikka siis ka on. No, tänapäeval just minnaks üle ju, et ei ole, et Inteli F-seerid enam ei ole. Ütleme, tänapäevasid tegevusi internetis surfamises sa saad hakkama, aga kui sa tahad midagi nõudlikumat teha, siis põhimõtteliselt ei saa. Jaa, põhimõtteliselt 90% juhtudel lihtsalt videokaart oleks mõttes. Kas või mingisugune halb? Nii, mis veel? Kusagile sa pead oma failid stoorima? Jah. HDD või SSD, mis on soovitatavam, kõrgelt soovitatavam. On ka hübriid, ehk siis SSD ja HDD oleks siis soovitatav, kui sul on vaja hästi palju mälu ja ka SSD, kui sul on hästi väikseid faile niimoodi kiiresti lihtsalt. Näiteks Windows või operatsioonisüsteem panna sinna peale. Või mängud, et tahad kiiresti tööle läheks, et ei viitsi seda GTA loading screen'i vaadata. Ja. Nii, mis veel? Jahuti. Jah, jahuti. Mis siis CPU-le, GPU-le on tavaliselt eraldi tuleb ja võid panna siis kasti, võid panna neid external fan'e. Ja protsessor jahutiga tuleb tegelikult, kui sa ostad uuena, siis läheb kaasa ka stock cooler, mis ei ole just kõige parem enamjuhtudel. Aga see on kasutatav, kui sa tahad overclockida, millest me räägime hiljem, siis ei sobi. See lihtsalt kuumeneb üle. Ja loomulikult peab ka siis termopastat panema, kui seda installeerida. Kui ei taha, et sinu CPU ületaks mingid 300-kraadiseid ahjupiire, siis siinkohal tuleks ka kõrgelt soovitatav on panna termopastat. Siinkohal mainida, et normaalne temperatuur mitte kasutuses arvutis olles oleks siis ütleme nii 30 kraadi. Kuskil +-5. Jah. See on puhtalt sõltub sinu airflow'st. Või kui sa otsustad teha endale watercoolinguga süsteemi, siis on juba nagu... No see sõltub väga palju, nagu see mingi toa temperatuurist, kõigest sõltub. Jah, täpselt. Nagu ma arvan, et mingi tavalisel inimestel ei ole vaja seda watercoolingut, et see on rohkem mingi high-end stuff. See on, kui sa tahad põhimõtteliselt flexida teiste peale. Jah, täpselt. Okei, mis meil... Muidugi sul on vaja kuhugi panna, nii et sul on vaja ka korpust arvutile. Korpuseks sobib enamasti ükskõik milline, kui see ei ole lihtsalt liiga väikene. Põhimõtteliselt võid endale mingi puidust ka midagi kokku panna ja ongi. Tehniliselt sul ei lähe üldse ta vajagi, sul actually ei ole vaja korpust tegelikult. Aga no siis sul on vaja mingi kruvi keerata, et see tööle panna, nii et... Nii et pigem korpusi kõik, Peale siis on veel... Ega neid juppe ei saa ise seeni ühendada, nii et sul on vaja ka power supply'd, toiteblokki. Ja neid, kui tahad mingit fancymat, sa saad, et cable management oleks hea, saad osta modular, et kõik, sest nagu toiteblokiga tuleb kaasa väga palju juhtmeid, aga kõike sul ei pruugi vaja olla ja siis sa saad neid ühendada lahti toiteblokist.
aga mitte modularil on sul kõik juhtmed niimoodi seal, nii et sa ei saa neid lahti ühendada. Ja siis on ka semi-modular, mis on lihtsalt mingi niimoodi, et see suur üks juhe on, aga mingid osad 24 pin siis. Ja loomulikult kõik asjad on paremad, kui sellel on RGB. Just. Seda niikuinii. Sest RGB on väga ilus. Operatsioonisüsteemi oleks ka nagu vaja. No, sa võid BIOSes teha. Päris siis BIOSes ei saa hästi internetis surfata ega midagi teha, aga no sa saad settinguid muuta siiski. Jah. Siis soovitatavalt internetis tõmmata USB pulgale ja selle pealt siis BIOSest valida boot drive'iks end USB pulk ja installeerida Windows. Sellest me räägime lähemalt, kui on arvuti juhendist üle käidud. Jah. Just. Nii, ja väga tähtsad asjad, milleta ei saa arvutit kasutada, on monitor, klaviatuur, hiir. Ja vajadusel ka kõrvaklapid. Väga vajadusel. Või siis monitoril endal võivad kõrvaga tulla või... Jah. Või siis sa võid osta endale spiikerid. Aga noh, kõrvaklappidega... Kui siiski tahad olla mängur, siis kõrvaklapid on jah. Ega keegi ei taha kuulda, kuidas sa inimesel lased sees. Või kui su koer haugub all korrusel. Nagu minul. Või kui keegi ükskõik mida teeb. Keegi minu kodust kuuleb, kuidas sinul keegi ka haugub. Jah. See on nagu eriti hea. Kui tahad ilusamat seda aesthetikut, siis klaaspaneeliga kõrgelt soovitatav on osta klaaspaneeliga case või korpus, kui sa tahad. Jah, et sa saaksid kõik enda ilusaid komponente vaadata. Saaksid enda... Siis on nagu mõttekas juba arvuti tõsta nagu laua peale enda kõrvale. See on nagu ilus. Ja see oleks mingi laua all taga nurgas. RGB ribasi võid sisse panna. Ja siis on muidugi väga oluline. Või siis osta valmis RGB case'i juba. Management. Mis on mingi ekstra raha lihtsalt natukene. Natukene. No natukene niimoodi NZXT teeb seal mingid sotti euroseid, aga noh. Jah. No mingi Alienware, noh. See on odav. Oi. Aga jah. See coverib siis selle osa, mis arvuti sisse läheb. Nüüd me räägime, kuidas seda kokku panna. Okei, nii setup siis. Kõigepealt võtad ühe laua. Paned oma asjad sinna laua peale. Ei ehita vaiba peal. Preferabli. Kui sa ei taha oma komponente... Laud jääb liiga väikseks. Saab ka põrandada. Jah. Aga sa pead vaatama, et suur lemmikloom ei tule ja ei astu ega urineeri sinu komponentide peale. See on halb. Vesi üldse arvutiga väga hästi ei käi kokku. Kuigi inimesed ikka kasutavad vesijahutust. Jah, kuigi jah. Sellepärast ka mina ei julgeks seda panna, sest kui midagi lekib nendest turudest, siis on... Kui sul just garantiid ei ole, siis on tõesti aamen. Esimene asi, võtad oma emaplaadi karbist välja. Võtad üldse kõik asjad karbist välja ja ma ütleks, et kõigepealt paned siis emaplaadi kruvid sisse ja kõigepealt pead line up'ima selle. Kõigepealt sa emaplaadisse kõigepealt case'i kruvi. Sa paned CPU, thermal pasta ja siis kuuleri paned ka peale. No jah, siis alles võid, aga soovitatavalt sa võid teha niimoodi. Sa võid teha nii, aga kergem on lihtsalt kohe nagu... No oleneb... Saad ühe asja eest ära. Saad nagu emaplaadi osa selle tehtud. CPU kuulerist oleneb jah. Näiteks minul on vaja panna sealt emaplaadi tagant on veel ka veel kruvida. Seda ei ole võimalik teha, kui see on arvutis juba sees. Kindel on mõnel äkki. No minul ikka nii on. See on erinevatel. Jah. No mis stopp-kuuleriga ei ole seda vaja, aga mugavamaks teeb võiks, jah. Ikka vist... Mul on ka need Inteli pinnid, mis sa lihtsalt kuidagi lükkad sisse ja ongi olemas. Ei pea midagi kurvima. Jah. Aga siis on ju, paned selle kõik asjad sinna sisse, RAM, protsessor, thermal pasta, kuuler peale. Ja thermal pastat on soovitatav herne suurune tükike panna lihtsalt. Kõrgelt soovitatav.
see tähendab teile iga YouTuber, kes arvuti kokku paneb, on herne suur. Ja sa ei pea seda ajama seda nagu üle CPU, vaid sa võid lihtsalt kuuleri sinna peale lajatada. No jah, nii ongi, et see kuuler ise vajutab selle niimoodi laiali ja siis on väga parem. Kuigi no, ma vaatasin ühte videot, kus ta proovis igat teist viisi, kuidas panna, et ka X-i suurusena ja põhimõtteliselt sellel tegelikult väga vahet. See nagu ei ole jah eriti vahet, ega see on nagu lihtsalt just to be sure. See on nagu soovitatav. Ja mis see termopastat mingi iga aasta 6 kuu tagant midagi sellist? No see on soovitatav, aga no ma olen päris kindel, et seal väga vahet. Või noh, iga süke 3 aasta. See kuni see ei ole ära kivistunud, siis on kõik korda. Aurab ära. Aga arvutit peaks puhastama kindlasti vähemalt 1 kord aasta, et see tolm ei ole hea arvutile. See tolm ei ole sinu airflow jälle. Väga tolmuses keskkonnas mingisuguses sulevi töökojas, siis oleks vaja puhastada tihedamini. Jah. Siis võib-olla mitte nii palju, kui see laua peal seisab versus sellega, kui see on laua all kusagil mingi puntras. Kui palju tolmu koguneb, siis nagu ei ole enam väga efficient jahutus ja seeläbi on FPS halvem mängudes. See on lihtsalt arvuti aeglasem ja... Kütab sauna põhimõtteliselt. Jah, arvuti teeb endale mõnusat sauna. CPU loomulikult sa ei kruvi sisse, vaid sa paned avad selle soketi ja paned vaikselt, ei vajuta, ei tohi vajutada. Ei tohi, jõudu ei ole vaja rakendada. Paned selle, las see ise nüüd läheb paika, vaata, et seal on 2-3 nurka protsessori peal ja siis soketi peal. Ja need pead siis kokku panema. Õiges nurgas oleme nüüd. Jah, enamasti on see vasakul all vist. Kui sa emaplaati installid, siis oleks soovitatav koostada üks väiksed jupikesed emaplaadi alla, mis hoiavad emaplaati korpusest eraldatuna, kui sul neid ei ole korpuses. Muidu võib emaplaat katki minna. Ja enne emaplaadi paigaldamist IO Shield. Sellepärast, et see on selline koht, kus siis sinu need emaplaadi need tagumised portid lähevad, siis nagu see shield, mis seda nagu, mis hoiab tolmu eemal ja hoiab emaplaati ühes kohas ilusti. Hoiab ilusalt, nii et oleks tagaarvuti ilus. Jah, välja arvast siis, kui sul on see hõbedane. Mul on see hõbedane. Kas sul on midagi selle vastu? No jaa, aga kui tihti sa ikka sinna arvuti taha vaatad, ütleme nii. Iga päev vähemalt 3 korda. Puntra kaableid taha vaadata seal. Noh, vanematel emaplaatil on jah kõik hõbedased, aga veel võiks videokaarti väga lihtne sisse panna. Ka tema plaati sisse ja kõik, mis pead tegema, on ühe klipi peab seal nagu tõmbama ja siis kruvima selle ka ühest korrast sealt äärest. Osadel seda tegelikult isegi tegema ei pea. Kas keegi seletas, te võite seda kumba slotti oleks see mõtteka panna? Kui inimene ostab high-end pildi, siis vist kõige ülemine on kõige parem või? No see on vahet ei ole väga. Peasi, et see on PCI 16-kordne. Noh, vaatad, mis generatsioon on, 3 on kõige parem. Ei, nagu 16-kordne see ikka. Et ei oleks vaat see mingi 4-kordne slot, vaata. Me kuuleme sinu kurdi. Ma näen, et saate kille sellest, jah. Skoorite punkte. Nii, nüüd enam ei kuule. Rammide slotid peab küll nagu õigesti panema. Kui on teil 4 mitte üksteise kõrvale. Kui on ainult 2 kit. Kui teil on 4 slotti ja 2 rammi, mida tahate panna, siis panete nii, et 1 ramm, vahe ja järgmine ramm, mitte kõrvuti. Et siis on nagu õigetes channelites. Osades kohtades on nii, et see kuuler võib nagu blokkida teie rammi. Siis vahepeal osadel kuuleritel tuleb see üks fänn ära võtta, et te saaksite ilusti selle, kui on high profile RAM, siis. Ehk siis väga kiire. Jah, kõrge profiiliga. Ja HDD paigaldamine väga lihtne. Ühendate emaplaadi ja power supply'ga ära ja leiate mingi koha, kuhu selle panna, väga vahet ei ole, kus te panete, aga tavaliselt on jah sellised hard drive bayd olemas. Nagu mingid sahtlid käivad välja ja siis paned siis. Just. Ja SSD-d käivad siis, on erinevaid sorti SSD-sid, M2 käivad emaplaadi külge
ja Need tavaliselt on hästi kiired siis. jaa. SATA-d käivad siis samamoodi põhimõtteliselt nagu HDD-dki. Enamasti teisele poole seda case'i vaheseina nii-öelda. Enam osadel on need sellised designated kohad, kus sa saad selle sisse kruvida. Power supply. Power supply on enamasti oma mingi seal all see slot või cage või kuidas iganes seda kutsutakse. Sealt slaidid sisse ja siis ja nii ongi ja nii lähebki. Kas mingi power supply all oli see mingi dust filter ja need asjad ka on ju? Dust filter. Et seda dust filterit tasuks puhastada kah. Vahetevahel jah. Siuke vahepeal, kui tunne tekib. Ja puhastada saab siis kas koduseid vahendeid kasutades või saab osta sellise air can'i, see nimi. Rõhu all, jah. Survõhk. Jah, et siis on nagu lihtne, et lihtsalt puhub õhku ja kõik lendab välja. Et jah, viite arvuti õue näiteks ja siis puhuta sellega läbi ja ongi kõik korras. Okei, mingi fännide installimine, kui sa ostad juurde fänne, siis mis see on, 3 ees ja 2 taga või midagi sellist? No see kõik oleneb. See oleneb, mis airflow'd sa tahad, kas nagu, kui sa paned hästi palju välja, siis nagu, kui sa võtab välja, siis nagu õhk hakkab ise sisse tulema, kuna õhk liigub sinna, kus on seda vähe, eks. Ja siis kui sa paned, et kõik tõmbavad, siis nagu liigub ise välja, ehk siis nagu vahet väga ei ole, aga mul on rohkem 2 puhuvad välja ja 1 puhub sisse, et see on minu arust parem. Mul jällegi on ainult 1, mis ma pole päris kindla, mis teeb. See on ilmselt tolmust juba kinni kiilnud. Just, nii. Ärge nii tehke, kuidas tahate. Ja üks asi, mida peab ka emaplaadi ühendama, on siis case'i kasti selle front paneli sellised juhtmed. Niisugused hästi väiksed juhtmed, 1-pinnised, mis lähevad emaplaadi alla ja need peab vaatama, mis juhtme peal on kirjas ja vaatama emaplaadi manuali, et kõik õigetesse kohtadesse lähevad. Cut that out, please. Seda ei ole vaja välja lõigata. Nii, okei, mingi watercoolingust räägime ka lähemalt või? Ma ei tea sellest väga palju midagi. Ja see on nagu enamus ei ole hästi vaja. Custom built, no see, ütleme nii, et watercoolingut pigem ei ole vaja. Et see on selline, see võib olla nagu ultimately parem kui air, aga see nagu see ei ole mingi selline significant vahe, mis on väärt seda riski, mis juhtub, kui su custom built water cooling loop mingi liikima hakkab ja kõikide su komponentide peale mingit cooling vedelikku lennutab. See on nagu, seda me ei vaja. Just nii. Overclockimisest peame ka rääkima. Ja mingi BIOSest või mis iganes. Mis siis juhtub nagu, kui sa oled selle valmis teinud. Ehk siis põhimõtteliselt, kui sa oled kõik juhtmed asjad ära ühendanud, cable management on üsna tähtis. Ei ole vajalik, aga on palju kõrgelt soovitatav. Mul on cable management on nulli lähedane. Ütleme nii, et kui sul on hea case, siis sul on kerge cable manage'ida. Mida rohkem auke, kust juhtmeid läbi tõmmata ja peita ja niimoodi. See teeb lihtsalt ilusamaks ja parema airflow, aga väga... Ma ei tea, cable manage'iks mingi zip-tide ja mingi need kuradi... Välkrood. Ärge nüüd vandu, me oleme siin family's käinud. Palju parem. Mis veel? No ja siis cable manage'id ära ja siis on aeg tõmmata arvuti käima. Jah. See läheb nupist. Ja kui see käima ei lähe, siis proovige uuesti. Jah, vaadake, et kõik juhtmed on ikka õigesti. Või siis kuulake mingi actual tutoriali, mitte podcasti. Okei, arvuti on ehitatud. Siis võtad sellise väikese mälupulga ja paned sinna Windowsi peale.
Windows no võid, kui mälupulka pole, siis sa võid ka võtta CD-plaadi. jah, kui sul on optical mis on kõrgelt mitte soovitatav, jah. Aga lähme asjaga edasi. Igatahes paned selle mälupulga siis endale sinna USB slotti, paned arvuti käima ja siis peaks bootima sa sellest USB kettalt, kuna sul ei ole Windows peal ja mitte meil seal kõvaketastel ei ole mitte midagi, nii et see bootib sealt. Siis ja kui ei booti sealt, siis lihtsalt BIOSest panna see. Kui seda ei oska, siis seda võiks guugeldada, sest see on igal BIOSel erinev. jah. Kuidas täpselt seda teha? Tuleb see väike prompt on ju, et mingi download Windows, sa saad selle panna, et I don't have a key või siis sa saad osta key või siis saad lihtsalt crackida. Kõrgelt soovitatav. Väga kõrgelt. Kui sa paned see mingi I don't have a product key, siis sa saad, aga sul on mingi väike watermark seal paremal all nurgas. Jah, no aga neid mingi key, see saab lambist mingi 5 euri eest ka osta. Jaa, seda saab reaalselt 2 euro eest veel see müügil seal. Selles suhtes, et kindlasti mitte osta mingi official saidilt, kus see mingi 150 euri on või mis iganes. Jah. See ongi mingi veits üle 100 euro. Vaat ma just võitsin ära selle mängu. Väga tore. Jah. Tere teada. Kui sul on Inteli protsessor, siis on oluline, et sul on seal numbrite taga on K. Kui seal seda ei ole lõpus, siis overclock'id ei saa. Ja su emaplaat peab ka vist mingi overclock supportiga olema, on ju? Jah. Sa minu teada. No kui su emaplaat supportib ka CPU-d, siis see supportib ka overclocki. Jah, täpselt. Ja AMD-l on mingi eraldi või? AMD-l mul pole õnnebegi. Seda soovitan teil kuulajatel ise guugeldada. Kõrgelt soovitan. Soojalt soovitatav. Ja overclockimisel, mis sa siis teed, sa increase'id seda speedi, millega need tuumad töötavad. Ja sõltub mitme tuumaline protsessor sul on, sul saab olla duo-core, väga enam ei ole gaming. Nii Robloxi võib ikka välja. Väga budget, kui see nagu reaalselt raha ei ole. Quad-core, hexacore, octa ja rohkem vist, ma ei tea, decacore, ma ei tea. No konsuumeritel tavalistel ei ole. On ka umbes 50 core olemas, aga nendest aga nagu need ei ole public available vist isegi. Overclock, iga core on nagu töötab sellel mingi speedile, sa saad seda speedi nagu increase'ida. Aga see võtab rohkem voltage'it, ehk siis nagu sinult tuleb suurem elektriarve tuleb sulle. No see elektriarve ei ole väga palju märgatav. No jah. Ja oluline on lihtsalt see, et sa ei overclock seda liiga palju. Niimoodi, et sul muutuks see unstable'iks ja läheb põhimõtteliselt ei tööta lihtsalt. Selles suhtes, et tuleb sellega nagu mängida ja vaadata. Jah, vaadata, mis on sinu protsessor ja kõige parem. Jah, mis experience siis otsid. Nii, okei, nüüd on overclockimisest ka põhimõtteliselt lühidalt ülevaade antud. Põhiliselt lihtsalt olgi ettevaatlikud. Jah, overclockimist nagu... Ja parem ärge overclockige. Kui overclockimist, siis otsige enda mudelile tehtud tutorialilt. Sest see on põhimõtteliselt igal pool erinev. Ostke hea jahuti. Jah. Stock cooleriga overclockida ei saa. No saab ikka küll. No see on kõrgelt mitte soovitatav. Põhimõtteliselt esimesed mingi programmid, mida sa peaksid tõmbama, on, ma ei tea, mingi GeForce Experience kindlasti on ju? Driverid kohe tõmmata alla, et kui on Nvidia, siis GeForce Experience ja kui on AMD, siis sellest võib eraldi rääkida Andre Tõniste. Ja, et ma olen selline AMD spetsialist, et AMD-l on selline programm nagu... Meil ei ole driverid, ütleme nii, et kõik AMD userid hetkel ei ole võimalik. No ja see ongi see, kui sa ostad AMD graafikakaarti, ei ole mõtet osta. Minu ees, mida? Kui sa muidugi mingi mänge tahad mängida, siis Steam ja nii edasi, et seda, see on... Aga see on juba kasutaja enda. Origin on tavaliselt parim. Meie ei hakka teile piiri ette panema. Aga Orange on parim.
Orange. Jah. Annoying Orange. No soovitame Epic Games Launcherit. Jah. Huvitav küll, miks? Jah. Aga jah, Steam on ilmselt kõige suurem, aga on ka teisi valikuid. Ja ka kõige parem. Nii, aga... Steam katab kõige rohkem mänge. Olen, mis mõttes rääkida kõige parem, kas developeri silmapunktist siis ei ole kõige parem? Jah, siis on Epic Games. Aga ütleme nii, et userile Steam katab kõige rohkem mänge, mingi CS, Call of Duty ja nii edasi. Battle.net on põhimõtteliselt mingi World of Warcraft, Overwatch ja kõik need mängud. Blizzardi mingi titlid. Epic Games on ega Activisioni ka nagu Destiny 2 ja hakkab tulema seal mingi Indie Games ja mingi Subnautica, Metro Exodus ja mingi sellised asjad. Siis Origin on EA titlid, kus mingi Battlefield, Titanfall, mingi Star Wars Battlefront ja nii edasi. Ja siis ma ei tea, on üldse veel midagi või? Ma vaevalt tean, need on põhilised. Ubisoft ju. Ja Uplay on mingi Ubisofti titlid, mingi Rainbow Six, Assassin's Creed, Far Cry ja nii edasi. Kuigi Far Cry'd ja Assassin's Creed'i saab Steamist ka tõmmata ja Rainbow Six'i. Nii et ikkagi põhimõtteliselt. Täpselt, jah. Põhimõtteliselt vist kõiki mänge, mis saab Uplay's, saab ka... Kõik mänge, mida tahta saab ka Steamist ilmselt. Põhimõtteliselt, jah. Kui ei saa, siis on see halb mäng. Siis lihtsalt otsige Googledaga ja piraatige see mäng. Jah, Pirate Base otsingusse ja... Ja Rockstari mängud on ka ju. Ja mingi Microsoftil on mingi Xbox või... Microsoft Store on ju. Ja Microsoft Store, jah. Siis videokaartiks oleks siis AMD RX 570. Nükene päris hea videokaart. Veab enamus asjad välja, kõik uuemad tiitlid enam nii hästi välja ei vea ilmselt. Aga maksab siis 160 €. Protsessoriks oleks siis Ryzen 5 1500X, mida saab ka overclockida. Siis saab seda natuke paremaks teha. See on siis 150 €. RAM-iks oleks siis 8 GB DDR4. Umbes 50 €, oleneb mis brändi RAM-is ostad. Soovitatavalt mingisugune firma nagu G-Skill või Corsair. Siis power supply on siin on siis Chambered 500 vatti, 80 pluss certified, mis on suhteliselt oluline, kui sa ei taha, et see sul plahvataks. 35 €. Emaplaadiks siis MSI A320M ja maksab siis 56 €. On suhteliselt normaalne emaplaat ja kõik töötab. Siis mäluks on Western Digital Blue 2 TB ja SSD Crucial 120 GB. Sa saab muidugi ise valida, aga siin on mul välja valitud Cyclone Mini, arvutitargas 36 €. Ja Thermal Pasta oleks siis mingisugune 5 € lihtsalt näiteks Cooler Master Thermal Pasta. Ja selline setup on kokku 600 € siis ja tänapäevaseks mängimiseks käib kah. Ütleme nii, et piisab üsna edukalt performida. Jah, et väga alla ei jää. Jah, minul on selline veel halvem PC. Selline extra budget 450 €, mille eest saab siis AMD Ryzen 3 2200G, mis on 108 €. Sellel on 4 core'i ja jah, selline raha eest väga hea CPU. Emaplaadiks on ASRock. Ja siuke mini IT ATX emaplaat. Jah. RAM-iks on DDR4 8 GB, 53 €. Ja videokaardiks on 1052 GB. Ja see on nüüd selle arvuti selline kõige nõrgem osa, ma ütleks, et see videokaart, no
kõige uuemaid titleid kindlasti pigem siuke ei vea välja, võib-olla 30 FPS-i saab, aga jah, see mitte väga mängitav, aga sellised vanemad peab kindlasti välja. CS ikka veel. Ja jah, see on siuke 133 eurot. Ja hard drive'iks siis 1 terabaidine Toshiba 7200 RPM ehk siis suhteliselt kiire hard drive, 40 eurot. Ja toiteblokiks on Tracer 400 vatti. Siuke piisav. Kuna GPU on suhteliselt nõrk, siis palju vatte ta ei taha. See on 25 eurot. Ja korpuseks Aerocool Cylon, millel on RGB, ehk siis arvuti siuke näeb väljaspoolt välja nagu, et on siuke päris tõsine mänguarvuti. Ja see on 37 eurot ja samuti on ka SSD siin 120 gigabaidine, see on 20. Okay, ma võtsin sellise kallima pildi. See on nagu actually nagu väga korralik gaming PC, mis põhimõtteliselt kõiki titleid tuleb tänapäeval välja. Põhimõtteliselt mitte mingisuguse probleemiga. Protsessoriks ma võtsin i5 8600K. See on vist 3,6 GHz-ine 6 kooriga ja 9 megabitti cache. See on peaaegu 300 eurot, aga see on overclockitav ja see on nagu väga korralik. Siis CPU kuuleriks ma võtsin Deepcool Gammax 400 White, kuna ma mõtlesin teeks sellise valge pildi, et siis selline kuuler, 30 eurot. GPU on 1070 Ti, 8 GB. Väga korralik kaart. Veab kõik mängud välja. Motherboardiks ma võtsin Gigabyte Z370P D3, mis on kusjuures vist mingi kõige populaarsem emapelaat, mis Amazonis müügil on. See on mingi suhteliselt selline budget, aga nagu selline väga korralik ikkagist. See on ka overclockitav ja see on 101 eurot. RAM on siis selline üks kallimaid osasi siin arvutis. Selline kerge Corsair 32 GB DDR4. 2666 MHz. Muidugi RGB, sest kes ilma RGB-ta saab. See ei ole mingi RAM, kus ei ole RGB. Power supply ma panin Corsair ATX 24 CX650M 650 wattine, mis peaks olema küll ja veel, et seda systemit powerida. Ilmselt mingi 550 või 600 saaks ka juba hakkama. Nii, okei. Mäluks, kas teie pildides olid SSD-d või? Mul oli 120 gigabaidine. Okay. Mul oli 128. Ei, 120. Ma võtsin 500 gigase M2 SSD Samsung Evo 970. 130 euri. Ja siis HDD-ks, kuna ikkagi mänguarvuti, siis peab HDD-d ka olema nagu palju. Ja siis ma võtsin ühe 2 terase 7200 RPM SATA 3 selle Barracuda Drive'i 62 eurot. Ja case'iks põhimõtteliselt sobiks see sama, mis teistel oli see Cylon case, mis see 30 euri oli. Aga võib ka mingi kallima, mingi sellise, võib juba minna sellise flex poole peal osta mingi full RGB case endale juba valmis. Või siis mingi NCXT, mingi H500i, millel on põhimõtteliselt RGB sisse ehitatud ja see on mingi 100 eurot umbes. Ja sellel on tempered glass side panel. Kas sellel Cylonil oli ka, on ju? Jah. See võiks ikka olemas olla. Ehk siis põhimõtteliselt jah. Okei. Aitäh kuulemast meie
arvuti ehitamisõpetus.